mingi konkreetne tegevuskava. Ja me paneme kirja, see ongi see, mida teha. Ja püüame siis teha praegu niimoodi, et me ei kirjelda, me ei põhjenda, vaid me teeme ettepanekuid, mis suunas liikuda. Ja need lähevad linti ja me saame tõesti siis mingisuguse tegevuskava, võib-olla siis ideid, mõtted. Ja praegu need, kellele ma sõna ei ole andnud, kes on ennast kirja pannud, on Tiit Kaasik, Uno Kiisalts oli siin ja siis on nüüd, kes olid järgmised käed, kahte ma näen, kolm, 4, jah. Et on sul Tiit ettepanek? Ettepanekut ei ole praegu. Kas ma võin siis loodada, kes ma tahtsin veel öelda kohustusel, et siin kõige lõpus on üks selline üldine küsimus sellel päevakava lehel. Mida teha siis oma kodus, kodukandis või vallas, linnas, maakonnas, kihelkonnas või riigi tasandil, et sellised ettepanekute kogumine, mis võiks jõuda tõesti siis kas minu kätte ja minu edasi Eesti Rahva Muuseumile, et me teeme ka sellise väikse nagu ideepanga kokkukogumise ja ma saan siis võtta seda vastutust, et ma püüan siis need kuidagi vormistada kunagise mittepoliitilise Riigikogu nõunikuna ja edastada siis neile, kes peaks sellega tegeleda. Aga nüüd tõesti, võtame paar nädalat aega, ettepanekud, mida tuleks teha ja kes vastutab selles. Nii, nüüd siis ettepanekud, kellel on mida teha. Sina oli vist teine. Martin Marian Kohtal ajaloolane väravkirjanik ja rahvuselt käsile edelda pääseda paar kõigile. Me peame saada üle sulase mentaliteedist ja olema perele oma maal võtame eeskuju oma talupoegadest teenetunud 19. sajandil mitte keegi kuskilt midagi tegema, nemad tulid ja tegid ise. Meeletud talude kõrval tulid seltsid, multige linavabrik, mis hävitati uue vabariigi ajal sündis 170 talu rahadega. Kas Mats Tissa sai rikkaks, ei saanud, ta läks Siberisse. Aga mida see oli ühistegevuse tulemus, kas meil oleme nõrgemad? Kus nendel olid arvutid, kus nendel olid tingimused, kus nende perenaistel. Ja ettepanek on omamaine ettevõtlus. See toob talu ja maailma välja, aga mida me vaatame näeme on see, et on tohutu andekad inimesed, kes teevad fantastilisi asju ja kellel puuduvad turunduskanalid, siis rahva puudub ostujõud. Laadab suurendatakse välja, inimesed ei tea, mis on toimunud. Ma ise küll laadusel, ma kirjutan üles, ostke taluniselt otse. Ärge vaadake sellise nilguga kadelad, et need tahavad äri teha, need tahavad raha teha. Toetage oma inimesi, nii me jõuame üldse kuskile vastasele juhul, me jõuame mitte kuhugi. Hea sõna, ma tulin sellepärast siia konkreetsed ettepanekud ära teha. Kuna siin on Tõnis Lukas, siin oli selline lugu väga viisakalt organiseeris Eesti Muinsuskaitse Seltsi 25. aastapäeva tänupäeva selle eest. Nüüd teine asi, 24 aastat tagasi Tallinnas moodustasime uuesti taastasime Eesti olümpialiikumise, sul niikuinii seda ei ole, Jüri Kõrval paned sinna kapsluse sisse, pane see Mikuma ka sisse, Rüütliga, Alaramiga olime seal koos, niikuinii seda ei ole, pane sisse minu poolt, ma kontrollin ja kui sa raha Eesti krooni, kopikad, sannid, mis nad olid siin, eks ju, anna need ka ja tänan ka neid kahte naist, eks ju, kes käed liikuvad, ta tegid siia tööd täna mukalaata ja inimesi, kes on siia ja üks neljand Riigikogus, enne oli pool Riigikogus ja kellele me hakkas toetama seda, eks ju, ta kuulmata kõrvad Riigikogus ei ole siiamaani kuulnud, oodama meie hea president, annab neile ühesõnaga hea korralduse ja teisest täna Evelini sünnipäev ja sünnisid ja õnnitame teda ka, kuna teie ei ole õnnitel teda, siis olgu tubli ja kaalistamist ja teie võised kodutööd ja kodustööd nagu teised, aitäh! Ja tegemist teiega mõnes mõttes legendaarse Tartu vaimuga, mina mäletan seni tõeselt siin väga ammu. Ole hea! Mul on tõesti vahepeal tekkis konkreetne küsimus ja ettepanek. Küsimus oligi see, mida siin mitmel korral kõlas ja ka siin viimase 10 minuti jooksul, et mis siis edasi saab. Et kas me jäämegi siia niimoodi pärama või ja pärama. Neid muresid on väga palju. Kõik, me peame seda, me peame teist. Aga praegu me ju ise kõik jagame need inimeste mõtteid
võib-olla oleks õigem või tähendab, mina sooviksin nagu seda, et oleks need võib-olla mingid väiksed ideed ja rahvukesed 3-4 inimest, kes võtavad näiteks ühe teema, näiteks mingi mahetootmise teema, mis siin kõlas ja ühendaks selle praegu olemas olevat, ütleme selle mahepõllundustega nendega. Siis need, kes räägisid siin ämmaemadate asjad, võtaks nagu oma teema nagu ja habiks sinna külge. Me ei ole ju päris niimoodi üksinda oma mõtetega, et need mõtted ikkagi jõuaksid ka mujale. Ja kõik üksteise sama, ükshaaval ka paljud teised. Vabandust, see tohib. See on võrgustumise teema. Nüüd üks hetk, ma väga tahan anda Maalile. Tahtsin lihtsalt öelda sellist asja, et eile ilmus Siiri Põllumaa ehk Eesti Ämmaemandate Ühingu presidendi arvamus Postimehes lugejakirjana. Et mõelge selle peale, kuidas asjad Eestis on. See olekski nende rahvuskeelte töö, seda edasi arendada. Jah, aga see oli lugejakirjana avaldatud. Seda dialoogi pidada, aga siis me omavahel ei saa. Selgelt kokku ühist eesmärkide inimesed ja 3 dokument, inimesed tulevad rohkem ära teha, kui 3 dokument, kes pole midagi kokku leppinud, tsiteerin Asser Murutari aastast vist 88. Mis te vaigel? Viimane, et... Toetan 2 käega ja edasi Toomase juures ma olen käinud ja seal on tõesti midagi väärt, aga ütle palju Järvamaal neid säärased põlistalusid on. Nii, keegi tea. Aga tahtsin ma ütelda sellest, et minule teeb haiget seda, et Eesti riigis, riigi aparatuuris ja justiisis ei ole mõistet aru. Ma olen 2 erinevust, ainult oma arvates ja talupoeg. Aga riigis ma olen lihtsalt fier. Ma täidan mingisugust ülesannet. Kui me räägime eestluse säilimisest, siis hakkame kõigepealt pihta niimoodi, et riigis on talu, aga kodu, see on ju meie kõige suurem jõud minu teada ja sellest me nii vähe räägime. Kõigepealt tuleb riigis, tuleb keel üles tõsta. Aitäh. Praegu ma olen jõudnud sellesse faasi, et andsimust, et on viimane ettepanekute ring ja ma näen peale probleemi edu, aga ma teen ettepaneku siis kõigile, tõesti kuna kes kasutab e-posti, kes on internetiga seotud kuidagi, kellega saab ühendust. Et kas keegi on, kes ei kasuta? Et need, kes ei kasuta samasugused õiguste pealt, et siis võib saata ka posti teel, kas siis Tõnis Lukasele või mulle. Mina olen näiteks Sisekaitseakadeemias, Kase 61 Tallinnas, ettepanekud, mida te tahaksite teha ja ma võtan need kokku. Ja need, kes on e-postiga, minu e-posti aadress on olemas. Et fikseerige palun, et tõesti oleks väga hea, siis on nende klassiline poole mingi probleem või mure või asi, mis tahaks lahendamist ja on võimalik lahendada, näed, et on võimalik. Ja siis mida, kes, kuidas võiks teha ja kes vastutab selle eest, kes on see vastuskoht. Et sellised ettepanekud siis võiks tulla mingi aja jooksul minu kätte ja ma koondan nad kokku, nii nagu ma jõuan oma öötundidel ja edastan siis nii-öelda üks koht on see Eesti Rahva Muuseumi siis ja Kirjandusmuuseumi kodulehekülg, kuhu lähevad nende seminari materjalid kuidagi vist linkidena, aga teine asi siis on tõesti ka, et me otsime siis neid vastutajaid riigi või omalist tasandil, kes võiks mingeid asju koostööd ära teha. Seda ma just tahtsin küsida, mis sinul kui korraldaja, mis nägemus sul on, mis sellest mõtete kogumiga, kuhu sa selle suunad, et see tõesti jääks meil nii omavaheliseks kenaks laupäeva veetmiseks? Nüüd see rahulolematus, mis teie sees on, see on paratamatu. Mina tegelikult hommikupoolikul olin väga murelikuks muutusin. Aga ma usun, et sellel on oma positiivne selline jõuallikas, et võtta mingid ettepanekud kokku ja need mõelda ka kellega koostöös, midagi on võimalik ära teha. Et me ei saa, ei mina, Tõnis ega keegi teine, kes nagu tuli selle mõtte kaasa, et me taas kordame 25 aasta tagant ühte seminari, ühiskond on muutunud, ise oleme muutunud, oleme targemaks saanud, olukord on muutunud, probleemid võib-olla on läinud hoopis teistsuguseks, kui nad vanasti olid, et me kohe pakume lahendusi. Seda nagu võimalust meil nagu ei ole, aga jällegi tagasi, et 3 kokkuleppinud inimest, kui te leiate, kes on teiega sarnaste eesmärkide, sarnaste probleemidega,
mõtlevad, mida teha ja kes selleks vastutab ja siis on, keda veel kaasa kutsuda. Ütleme, et maakultuuriga Eesti Vabariigis tegeleb praegu umbkaudu kuskil 25 sellist suhteliselt tugevat organisatsiooni, kes võiksid teha koostööd. See on küsimus, kas see on mingi ministri mõjutamine või on tuleb järgmiseks Riigikogu valimisteks mingi teema üles tõsta, millele siis erakonnad vastavad niimoodi, et see probleem saaks lahendatud. Sest poliitikateaduste klassika ütleb see, et poliitikud hakkavad liigutama siis, kui nad leiavad, et rahvas on millekski valmis ja midagi ootab ja nad leiavad, et nad võivad sellega hääli võita. Ja see ei ole midagi negatiivset. See ongi poliitika. Aga nende kokkuleppimine organisatsioonide vahel, et mida tuleks ära teha ja miks tuleks ära teha, olgu see hiidekaitse, olgu see siis ämmaemandate liin, naiste võimalused maal, võimalikult vähe sõltuda riigiaparaadist, haridussüsteemist või tervisesüsteemist, mis iganes. Et jah, ma natuke uristan sellist analüütiku nagu teksti võib-olla ja vabandan, kui ma ei ole väga maakeelne oma tekstidega, aga nüüd minu poolt siis see, et kokkuvõttes ja loodan, et see vedu on positiivne. Ja homme teil tekib mõte, millist lahendusi hakata välja töötama kellega koos. E-posti aadressid programmid on olemas. Kõik enam-vähem teate, kes midagi rääkis ka. Et siis saatkem palun mulle ettepanekud ja me paneme nad, esiteks paneme nad välja seminari lisadena ja seejärel siis teine etapp on see, et otsime need instantsid ja saadame ettepanekud edasi, kellest sõltub mingi lahendus. Aga kas see lahendus ka jõuab tulemuseni? Seda jälle garanteerida ei saa. See on üks järjekordne kodaniku algatus. Sest esimene asi, mida küsitakse ministeeriumis, on see, et jah, et meil konkureerivad eelarvele nii ja nii paljud organisatsioonid, teistega võrreldes teie ettepanek ei ole olulisem võib-olla, et see nagu konkurents on paratamatu, see on nagu võitlus päikesel. Nii, ma paneksin siin koma selle koha peal, olles suhteliselt rahulolematu oma võimega püüda sõnadesse neid tohutuid ideid ja mõtteid, mis täna on siin kostnud, mis jäävad nagu elama, surisema alateadades. Ja ma annan praegu siis mikrofoni üle Tõnisele, kes võtaks tänase kokku ja ma loodan teiega kohtuda nii e-posti teel kui silmitsi ja järgmist. Aitäh, Aare, sina võtsid asjad paremini tegelikult kokku, ütleme siis praegu ongi lühikeste kokkuvõttud aeg, meil pole mõtet hakata teemasid üle käima. Paremini kokku kui mina. Mina ikkagi jään selle juurde, et meie kõige suuremad kaks vaenlast on liigne spetsialiseerumine ja tappev murelikkus. Liigne spetsialiseerumine tegelikult kehtestab bürokraatia võimu inimeste, tegijate üle. Nende tegijate üle, kes tahaksid midagi teha, neid ahistab 10 erinevat inspektorit ja lõpuks löövad nemadki käega. Ja liigne spetsialiseerumine, bürokratiseerumine tähendab ka silmaklappe. Tähendab seda, et ei nähta, et vaja teha muudatusi. Tähendab tegelikult mundriau kaitsmist. Meie ametkond ütles kogu aeg, et see on nii. Meie ei ole eksinud. Aga elu on muutunud 20 aastat. Nüüd oleks vaja teha teisi käike, ka sotsiaalpoliitikas, ka maksupoliitikas, mitmel pool. Me oleme elav organism. Ega me ei ole lihtsalt paber. Me ei ole lihtsalt ainult näiteks eelarvepoliitika paber ja mõni selline asi. Ja meil tuleks aidata neid, kes on jäänud oma kitsasse valdkonda kinni. Miks ei lähe valdkonna arutelud ellu? On ju see, teema on väga lai. Iga teema, metsandus on väga lai eraldi võttes, ükskõik isegi teedeehitus on väga lai, kultuuripoliitikast, hariduspoliitikast rääkimata, eks ju, tehakse arutelu, hakatakse näiteks seda sama metsaseadust nüüd arutama. Niimoodi võetakse kokku, miski mõjutab midagi, eluring, kõik, mis metsas on, kõigega tuleb arvestada ja siis on ühe ministeeriumi ametnik, teise ministeeriumi ametnik, kolmanda ministeeriumi ametnik. Ja tema oma kitsa spetsialiseeritud, talle lihtsalt lülitub välja, ta lühis. Tal ei ole nii palju kogemust, et ta hõlmaks kogu temaatikat ja siis ta annabki oma maine raporti, et siin aeti mingit mula, mingit populismi, mingit üldist asja, meie oma seisukohta ei muuda. See tähendab, et kui ei ole
sellist valdkondade vahelist koostööd, siis muudatusi juba ellu viidus ei tehta, sellepärast keegi ei oska teha, need kitsalt spetsialiseerunud inimesed ei oska teha, kõige parem on jätta siis arvestamata ettepanekud. Kõige parem on jätta siis ettepanekud arvestamata. Selle loogika tõttu võime me siis ütelda, et ühed teised valdkondlikud arengud on jäänud olemata, kuigi nad on pandud sisse strateegiadokumenti. Strateegiadokumenti lastakse neid kirjutada, las nad panevad oma tekstid sinna, siis nad on rahul. Aga seadustesse muudatused sisse ei lähe. Ja teine see tappev murelikkus. Mina näiteks keeldun lihtsalt vabatahtlikult, ütleme siis, mina keeldun arvesse võtma, vaid nõus olema selliste seisukohtadega, et parem oleks 20 aastat tagasi vabadust olnud üldse mitte välja kulutada. Vaadake, me oleme kõik bussi keeranud. Nii halvasti on läinud, et võib-olla oleks siis olnud hea hoopis oma vabariigist loobuda või näe, ei ole hakkama saanud. Mina keeldun lihtsalt kõrvu peale vanemast, lihtsalt, et see oleks kõige lihtsam väljapääs. Nii et me oleme seal, kus me oleme, meil on vastutus jätkuvalt, me ei saa ennast vabastada vastutusest sellega, et teised tegid valesti. Kuulge, aga kui me praegu, me oleme kõik kaasvastutajad. Isegi kui me ei ole seni kaasa löönud ja teised on kõik valesti teinud. See on ikka nii, et seda mina ei taha siin võrdõiguslikkuse teemat kuidagi üles võtta ja nii edasi, aga kuldne ütlemine. No ütleme siis niimoodi, ärme ütle siin naiste ja meeste vahel, ütleme nii, kui mina oleks ette nii tark, kui minu sõber on tagant järele, siis oleks ju elu palju parem. Aga mul on üks konkreetne ettepanek ka lõpetuseks. Me peaksime väga suure aitäh ütlema Aare Kasemetsale, kes on oma tuntud energia ja tuntud tarmukusega teinud seda sama, mis ta tegi 25 aastat tagasi. Innustas siis kõike, on suutnud praegu organiseerida lühikese ajaga tõsised mõttetalgud, on viinud selle veel palju laiema ringini, ja et aitäh sulle, Aare! Kaks-kolm head mõtet või kaks-kolm mõtet, millega olid üldse nõus ja võtate kaasa ja et asja lahendama hakata ja head siis koduteed ja tehke kõige parim. Nii, aktiivne kodanik. Mina olen nüüd see, kes ei ole kartnud oma kohtade pärast. Ja olen seal, kus ma praegu olen. Ja tegelikult ma tahan seda ütelda, et nädal aega tagasi olin ma majas, kus ma olen sündinud, Lossi tänaval. Ja teisel pool olid juubelipidajad, teisel üle koridori. Ja teisel pool olid noored, kes tegelesid selle sama asjaga, millega praegu meie võime. Nii et ärme muretsime tõesti, see nagu meile ütles just praegu tervitussõna, lõpus tervitussõna öelnud inimene, et tegelikult see asi ei ole nii hull, muidugi see ei ole nüüd see, et me peaksime hoiutama ära, aga tegelikult võtame ka nendega ühenduse, kes selle asjaga juba tegelevad ja aitame neil kaasa sellega. Ka nemad rääkisid identiteedist, mis me peaksime tegema. See oli lõpu käramise aeg, oli see, kui olid Eestisse tagasi tulnud talendid, noored naisterahvad, kes on nüüd juba pereinimesed, kui olid need inimesed, kes on toonud kahjuks, mitte kahjuks, aga on toonud endaga kaasa välismaalasi, seepärast oli asi inglise keeles. Me ei tohi liigutada, et me ei tohi inglise keeles rääkida, aga samas tähendab, meil oli kõrval seal inimene, kes oli elanud siin 13 aastat, oli abielu inimene. Ja siis me rääkisime selles keeles, et kõik saavad aru. Aga samas rääkisime ka muidu oma keeles. Nii et just see asi, ärme oleme olemulikud, aga aitame just
meid hävitatakse, vaid hoiame ja tegutseme selle nimel, et meid ei hävitada. See on nagu programmi väline. Sotsioloogide seminar, kus ka mina olin, oli 3 aastat, et mis meid siin Eestis hoiab ja tagasi toob. Urmas Sutrep ja Mare Laurisson vastasid armastus. Et kui taamada kõik asjad ära, mis meid siin maa hoiab, siis armastus. Ja Ane Valk, kes on psühholoog, kes Ameerikast sai aru, kui eriline on olla eestlane, selle maa inimene, kus ta on kasvanud. See on nüüd nädal tagasi olnud identiteediseminari nagu lühikokkuvõte. Aga täna siis head teed ja ma loodan, et keegi ei saanud sellist nagu kurba tunnet, et midagi olulist ei ütlemata, keegi ei rääkinud või keegi rääkis midagi natuke teistmoodi, et nüüd usun, et midagi siit kogub järgmisteks valikuteks ja kuskilt on vaja kokku tulla, siis me oleme selleks nagu valmis. Jõudu!